Hargla piirkonna külaelu iseloomustab aktiivne ja toetav elukeskkond, kuhu asub elama järjest rohkem noori ja paljulapselisi perekondi. Viimase 5 aasta jooksul on nooruslikkusega eriliselt silma paistma hakanud just Soobla küla, kus lapsi on nüüd rohkem kui täiskasvanuid. Inimesed on motiveeritud ning koostöö sujub paljudes valdkondades. Viimase aasta esimeseks tähelepanuväärseks sündmuseks on kindlasti suursündmuse Kotusse Uma Üülaada korraldamine. Müts maha kogu kogukonna ees, et umbes 75 inimest siit samast Hargla kandi küladest, pluss mõned abilised ka Lüllemäe ja Mõniste poole pealt. Ja see koostöö, et inimesed nagu ise pakkusid enda appi, tulid appi, igaüks suunas, aitas, toetas, kuidas oskas, et see oli selline väga mõnus kogukonna sündmus. Ja kõik need, kes selle öölaadaga seotud olid, et kellega ma olen jõudnud suhelda hiljem ka, et siis nad on öelnud, et kui öölaadale tagantjärgi mõeldes, praegu mul ka tuleb selline mõnus, tuleb selline kananahk kihul, et selline vau, et see oli tõeliselt selline mõnus ja liitev sündmus. Hargla küladesse jagub tegusaid toimetusi veelgi. Piirkonnas tegutsevad 6 aktiivset MTÜ-d, kes viivad ellu nii kultuurisündmuseid, turundavad piirkonda, rajavad mänguväljakuid või kogukonna jaoks olulisi objekte. Märkimisväärseks võib pidada näiteks kalapüügivõistluse Mustjõe kalapäev korraldamist, bussipeatuste uuendamist ning Hargla kogukonnaköögi avamist. Ja üks trump veel, et miks siia kanti tulla, et siin on kõik võimalik, et kõige pöörasemad ideed, kõik on alati võimalik ellu viia, et see on väga lahe, et noored ise on ka sellest aru saanud, et enam tänapäeval ei loe, et sa pead elama suures linnas, et kõike nautida, kõike teha. Siin on täpselt samamoodi kõik võimalik teha ja seda on tehtud ka. Et ja need samad, mis me oleme rääkinud, öölaat, et kes oleks uskunud, et me teeme metsas laada ja sinna tuleb 2500 inimest kokku või et Käänulisel võsastunud Mustjõel, et on aastatega välja kujunenud selline kalapüügisündmus, kus üle Eesti inimesed kokku tulevad või inimesed soovivad midagi luua, kunstilist teha, et siis 5 päeva käis kogukond kokku, et 2 Hargla bussipeatust ära renoveerida, uus ilme neile anda, selline kunstiline lähenemine. Külapäevad, kõik on võimalik, et see on väga lahe ja muhe kant, kus toimetada. Hargla piirkonna kogukond on kõige eelneva kirjeldatu alus. Mõnusate, hakkajate ning ideedest pakatavate külaelanike jaoks on iga inimene oluline, olenemata sellest, kui kaugele ulatuvad tema sealsed juured. Oodatud on alati kõik. Hargla piirkonna külad. Väärt kodupaik 2020.